Mina vaatasin seda Jürgen Ligi juttu siin ja ma pean tunnistama, et ma vahepeal võitlesin teatava haletsusega. Oma töös täielikult läbi kukkunud, reaalsusest irdunud, verbaalselt tatti pritsev hale vanainimene, kes ei saa aru, kes ta on, kus ta on, miks ta siin on, mida temast tahetakse. Ta peaks olema rahandusminister, ta peaks olema valitsuse liikmena mingisugust minimaalset standardit nii käitumises kui oskustes omama, aga ei ole. Mida ei ole. Best Before on ammu möödas ja järele on jäänud see karakter sealt Simpsonite multifilmist, kelle nimi oli see hull kassimutt, kes lihtsalt niimoodi rämises ja siis vahepeal tuli paar sõna, mis olid arusaadavad. Jürgen on ka ära õppinud mõned fiskaalpoliitilised terminid, mida ta meile siia pillub. Ja siis kujutab ette, et see muudab kogu selle ülejäänud soga, mida ta suust välja ajab, kuidagi tõsiselt võetavaks või isegi arusaadavaks. Ei muuda. Selle eest ta kõiki õpetab, kuigi ma ei saa aru, mille pinnalt ta õpetab, sest ta ise mitte midagi ei oska või vähemalt ei tule tal mitte miski välja. Ja riigi on ta ju sõna otseses mõttes pankrotti ajanud. Aga siis ma mõtlesin, et ei, mul ei ole hale. Mul ei ole hale sellepärast, et ma mõtlesin, millist kahju on Jürgen Ligi teinud Eesti riigile, Eesti eelarvele, kui palju halba, kui palju kurja on Jürgen Ligi teinud Eesti inimestele, Eesti ettevõtetele. Meil ei ole vaja tast kahju tunda, meil ei ole vaja teda haletseda. Meil oleks väga hea meel, kui me saaks lahti tast valitsuse liikmena. Ja siis ma mõtlesin inimeste peale, kes on pöördunud umbusalduste ajal või järel minu poole, et kas on mõtet, niikuinii läbi ei lähe. Ei ole ju mõtet teha, mis te raiskate meie aega, mis te raiskate enda aega. Ikka on mõtet. Ikka on mõtet teha umbusaldust 11% partei parimale plakatipoisile. Sellepärast, et ta tuletab jälle kõigile meelde, miks nad on 11% partei. Ta tuletab jälle kõigile meelde, et pesemata kartuleid ja bensiinijaama ei ole vaja minna ja toit peabki kallis olema ja rahapesu plakatipoiss oli ta ka meil ja maksud saavad ainult tal tõusta ja see absurdne skisofreenia või see fantaasiamaailm, millest ta viib, see annab isegi Kaja Kallasele silmad ette. Kaja Kallas elas ka kogu aeg fantaasiamaailmas, kuidas tema maailmas oli asjad ühtemoodi, päris maailmas oli teistmoodi. Jürgen on sellest nagu veel pikalt eest. Tema maailmas on asjad nii nagu nad on ja kõigile tuleb sealt õpetada, kuidas on ja siis selles päris maailmas Jürgenil ei ole mitte midagi pihta hakata. Sest et ta on toonud meile aastast aastasse eelarved, mis on defitsiidis, suurendab riigi võlga, suurendab makse ja räägib meile, kuidas tema ei taha, et eelarve oleks defitsiidis, tema ei taha seda, tema tahab lihtsaid makse, mida kõik, mis ta räägib, on lihtsalt absoluutses vastuolus sellega, mida ta tegelikult teeb. Nii et ta on suurepärane plakatipoiss sellele 11% parteile. Ja ma lihtsalt loodan, et Michalil jätkub külma närvi, et ta ei kutsu seda oma ametist täielikult läbi kukkunud ja ebaadekvaatseks muutunud vanainimest valitsusest tagasi. Ma loodan, et Eesti 0,02 jätkub külma närvi koalitsioonikaaslastele mitte pinda käia, et Jürgen Ligit välja vahetada, sest me kujutame ette, kui meeldiv ja produktiivne ja kollegiaalne ja argumenteeritud saab olema see eelarve tegemise protsess. Ma soovin teile kõigile jõudu, edu ja õnne. Ma loodan, et Sõerdil ja Võrklaeval ka jätkub seda külma närvi, et ikkagi partei asja ajada ja mitte hääletada koos opositsiooniga. Nõnda hoida, nii on võit. Kõigil on võit, kui Jürgen jätkab.